Mina olen Minni, ma töötan Ida-Tallinna Keskhaiglas ämmaemandana. Ma olen töötanud Keskhaiglas kokku üle 10 aasta. Alustasin ma üldse hoopis teise nurga alt. Ma olin kõigepealt sotsiaaltöötaja ja peale seda suundusin siis tervishoidu, mis tähendas seda, et ma olen ennast alates hooldajast üles töötanud, et käinud kõik ametiredelid läbi, olnud õde, olnud hooldaja ja nüüdseks olen siis sünnitusosakonna ämmaemand. Ma olen alati otsinud erinevaid väljakutseid ja erinevaid võimalusi, kuidas ennast täiendada. Et ma usun, et minu eriala on selline eriala, et mida sa ei õpi lihtsalt, et see ei ole nagu niisugune valik, mida sa teeksid kergesti, vaid pigem on see ikkagi kutsumus ja ma leian, et lihtsalt põhiliselt koolitustel käies ja töötades, et jääb nagu natukene minu jaoks midagi puudu. Mul on olnud hea võimalus külastada nii Portugali pooleaastase töövahetusprogrammi raames, käia ja vaadata, kuidas seal haiglates toimib sünnitusosakonnad, kuidas seal jälgitakse oma rasedaid ja samamoodi olen ma viibinud peaaegu pool aastat Keenias ja Ugandas ja sealses täiesti niisuguses maapiirkonnas, kus ei ole suuri haiglaid, et näha, et kuidas toimib sealne meditsiin, kuidas seal antakse sünnitusabi, kuidas seal tegeletakse ennetamisega. Oma kogemuse põhjal erinevates riikides ma saan seda öelda, et ühiskonna ja patsientide suhtumine on hästi erinev sellesse, mis on ämmaemanda töö, mis on tema ülesanded. Portugalis on ämmaemandal hästi kindlad raamid, et tal on suhteliselt vähe tööülesandeid ja kõik see aeg, mis ta tegelikult tööl veedab, on ta kinni sellises meie mõistes nõukogudeaegses bürokraatlikus ruumis. Küll aga on seal hästi suur inimlik osa, mis tähendab seda, et kogu see aeg, mis meil kulub protseduuridele, toimingutele, kulub neil sellele, et nad räägivad ja suhtlevad oma patsientidega. Ja Portugalis on ämmaemand ja õde väga austatud, väga hoitud spetsialist, kelle poole terve pere pöördub, keda terve pere austab ja kellel on tekkinud omavahel hästi lähedane suhe. Samas veel suurem austus, veel suurem armastus, peaaegu et jumaluse seisus on Keenias ja Ugandas, kus igasugune tervishoiutöötaja on täiesti püha. Minu jaoks Keenia puhul just üks meeldivamaid asju oli see, et ämmaemandaks õpitakse läbi teadmiste ja läbi kogemuste, et õpitakse oma küla kogukonna teadejanaiselt, ravitsejanaiselt. Et rahvas on vaene maapiirkondades, paljudel ei ole raha ülikoolihariduseks ja kogu see ämmaemandaks kujunemine ja saamine toimub läbi kutsumuse, et selle taga on nagu niivõrd suur sisemine põlemine, et see ei ole tasustatud töö, see ei tähenda kella 8–5 tööpäevi, vaid see on see, mis tuleb sinu seest, et sa oled hakanud käima koos vanema õpetajaga, mentoriga, kes juhendab sind, kes annab edasi sulle oma teadmised. Sa käid, sa õpid ja sa teed puhtalt seda tööd lihtsalt sellepärast, et see on see, mis tuleb sinu seest ja mida sa armastad. Tänu sellele, et ma olen saanud erinevates riikides käia kogemusi korjamas, olen ma aru saanud, et Eesti meditsiin on tegelikult väga heal tasemel. Ja ühe suure üllatusena minu jaoks oli Portugali sünnitusabi tase. Meie mõiste ja nende mõiste peresünnitusest on väga erinevad. Et kui meil on see vaikne, ilus, hämar, perekeskne, kus on tõesti ainult ämmaemand, naine ja mees ja see laps sünnib pehmelt, siis Portugalis on meie mõistes veel jäänud täiesti iganenud vaated. Kui vaadata sünnitust ennast, siis seal näeb see välja ikkagi niimoodi, et mees küll on toas sees olemas, aga ta seisab toa nurgas. Peale ämmaemanda on toas veel vähemalt 3 erinevat arsti, meditsiinitudengid, lisaämmaemand, lasteõde ja kõik hooldajad, kes vähegi korrusel on. Olles kogenud piiratud suhtumist Portugalis ja näinud seda enesekasu püüdmatut tegutsemist Keenias, saan ma öelda, et mul on eestlasena ja Eestis õppinud ämmaemandana ja Eestis töötava ämmaemandana hästi vedanud, et mul on olemas professionaalne korralik põhi ja mul on olemas vabadus oma teadmisi kasutada nii, nagu ma
parajalt sellel hetkel tunnen. Ja mis minu jaoks on kõige olulisem kogu selle asja juures on see, et me jõuaksime ja et mina olen jõudnud ise selle mõistmiseni, et kogu selle vabadusega, mis on Eesti ämmaemandatel ja õdedel, kaasneb ka vastutus. Eesti võimaluste juures on ämmaemanda ja õe kuvandi loomine puhtalt meie endi kätes.